Tere õhtust, kallid parfüümisõbrad! Me jätkame siin Tee parfüümis meie järgmist parfüümi jutuajamisnurka ja mul on meeletult hea meel, meil on täna külas võrratu, ilus Helen Merila, kes on Sirova Eesti lõhnaekspert, kes just tegelebki koolitustega ja tutvustab kõiki uusi lõhnasid, kuidas nendega toimetada, kuidas nendega olla. Räägin ma õigesti, Helen? Ja, tere minu poolt ka. Mul on hästi hea meel, suur tänu, et kutsusid mind podcasti teises osas. Teises osas, jah. Ja ootan põnevusega juba seda poolt tundi. Ja meie tänase õhtu teema on siis 2025. aasta parfüümitrendid. Helen, sina just äsja oled tulnud tagasi Pariisist. Tegelikult mul vahepeal läks endal ka meelest ära, ma tulen hoopis Milanost. Ma käisin Aksansil. Ja Pariisis käisin ka, et jah, tõepoolest nii Pariis kui Milano on lõhna poole pealt nüüd läbi uuritud viimase 6 aja jooksul. See on super, siis sa tood meile kõige värskemad uudised parfüümimaailmast, et mis siis toimub. Mis on siis sinu vaatevinklist kõige suuremad uuemad trendid sellel hooajal? No peaks ütlema, et võib-olla tõesti selline see pilt muutub aina laiemaks, eks, et brände tuleb kogu aeg juurde, igaüks tahab eristuda, et küll on siis sellist valjuhäälset eristumist, et niisugust väga tugevat turundust, on selliseid vaiksemaid, rahulikumaid, selliseid elegantset luksust, eks, ja kui rääkida nagu brändidest ja lõhnade poole pealt, no kindlasti jätkub see selliste intensiivsete lõhnade võidukäik, isegi Jeremy Fragrances oli Absansil seekord kohal ja muidugi kõik brändid võitlesid tema tähelepanu eest, aga ma peaks siiski ka ütlema, et on tulnud selline teatav niisugune võib-olla eristumissoov ja väga paljud brändid loovad pigem lõhnu, mis on võib-olla sellised küll endiselt sellised isuäratavad, aga natuke teises võtmes, et on tulnud väga palju pähklit, kohvinauti, on tulnud väga palju igasuguseid erinevaid puuvilju, juurvilju, et lausa kurgi värskus tagasi lõhnas, mis võib-olla oli viimati domineeris, ütleme seal aastakümneid tagasi, eks. Et tõesti on sellist vaikset, see suur laev hakkab vaikselt seda nina minu meelest nagu pöörama sellest vanilli ja kogu sellest ambra lõhnaperekondadest niisugusest sellisest magusast intensiivsusest eemale, mis ei tähenda muidugi, et need lõhnad oleks kuhugi kadunud, et ilmselgelt need on endiselt väga-väga populaarsed ja müüvad väga hästi. Nii ta ongi tegelikult jah, sest üheks trendiks loetaksegi praegu sellel aastal, ongi sellised nagu hüperreaalsed lõhnad, et tegelikult, et kus me saame nagu võimendada looduslikke noote või eriti tipunoote, vanasti head tipunoodid, ütleme näiteks, et aru saada, näiteks sitruse tipunoodid, nad olid ja nad hõljusid üpris kiirelt ära, et maksimum 10-20 minutit nad olid, siis nad läksid nagu tahaplaanile, aga seoses nüüd just nimelt uute koostisosade, ma pean silmas need CO2 ja F-tekkide suur võidukäik parfüümi maailmas, nüüd me saame tänu nendele komponentidele, me saame võimendada ja muuta tegelikult selle lõhna hästi ebareaalseks, sellepärast, et no näiteks, et ta on nagu looduslikum, aga kui me vaatame lõhna järgi näiteks, ütleme, viigipuu, siis ta lõhnaka on nii roheliselt ja nii mahraselt, et sa oled valmis selle lihtsalt kohe praegu läbi hammustama, et sellest ongi see tingitud, aga meil on ka üks selline looduslik, aga mina ütlen selle kohta, et looduslik, aga täiustatud, et on niisugune lihtne lõhnakene, aga fruity fantasy. Et no, see on täpselt niimoodi, et nagu sa lähed nagu poodi, kus on müügi need värsked maasikad ja need puuviljas, nad lõhnavad kõik nii võimsalt, aga suhu paned, ma ei tea, kas nad maitsevad nii võimsalt. Aga meil on niisugune, no niimoodi täielik niisugune fruity fantasy ja see on nagu vastavalt selle aasta trendi järgi tehtud. See on nüüd teie uus lõhn? See ei ole kõige uuem, aga ta on üks uusimaid, aga no, et ma annan seda sulle, et kas te nüüd tuleb selle peale, mis ma ütlesin, et nad on ikkagi võimsalt nagu intensiivsemalt nagu üles toodud. Jah, ma ütleks küll, et seesama, mida sa just rääkisid, et siin tuleb väga hästi esile ja seesama, mida siis ma olen märganud selle suure trendi muutusena, et tõesti see selline
jah, selline nagu võimendatud värskus, selline teatav niisugune nagu kargus või kergus neist lõhnades on, et siin tegelikult see ei ole üldse oluline, mis komponendid on, ma lihtsalt mõtlengi praegu, et see vot ongi, nagu sa ütlesid, et see selline püsiv niisugune terav selline elamus sellest lõhnast, et väga mõnus. Hästi Nagu mahlane. Jaa, täpselt mahlane. Nagu hammustada kohe. Üks minu jaoks seda võib-olla nagu märgiline lõhn, et mis sellel kevadel seda tunnet loob, on parfüümi Hiiu Guerlaini moemaja lõi siis roosa verde, mis on ka kurgi ja roosi vesi, et selline värske roosi vesi koos kurgi värskusega. No tõeline meistriteos. Ma ütleks, et siin ka samamoodi, et ma tunnen, et see on see selline niisugune, jah, nagu sa ütlesid, et selline mahlane teravus, särtsakus, tembakus, et see tõesti, kohe tulebki see, et kevad on südames ja armastus on naha peal. Ja täpselt, jah. See ongi niimoodi, et vanasti ka, et need olid ju, sa ütlesid ka, et 10 aastat tagasi olid meil parfüümides sees, aga nad ei olnud nii intensiivsed, nad ei olnud nii kaua püsivad. Yes. Näiteks see värskelt pügatud rohi ja kõik need sidruninoodid, aga nüüd tänu nendele uutele koostisosadele, mis on praegu võtmas suurt võidukäipu, selle tõttu meie kui parfümeerid, me oleme võimelised pikendama nende nagu eluiga, aga nad muutuvad ka selle tõttu rohkem, nagu sa ütlesid, särtsakamaks ja nad on rohkem kauem esiplaani. Aga mida põnevat Pariisis siis toimus? No Pariisis, tegelikult ma tahaksin külastada jälle, igal aastal on Paris Perfume Week, et seda kindlasti tahaks külastada, aga jah, ma käisingi tegelikult külas Guerlainil ja käisin siis kõik tutvusin ka siis selle Guerlaini siis kõige esimese selle parfüümi nii-öelda selle oreliga, mis on siis, nimes on siis kõik need noodid ja nägime ka ära siis selle parfüümi nii-öelda piibli, kus on siis kõik need vanad komponentide ja siis nende koostiste retseptid. Et väga-väga hariv ja väga põnev sissevaade siis parfüümi ajalukku, sest ilmselgelt parfüümimaailmas on täpselt sama nii nagu ajaloos, kõik kordub, et kõik tuleb alati sellise mustrina tagasi, nii et see kindlasti tasub alati kursis olla selle, mis on olnud. Nii ta on, aga Essence'i veel uudiseid lisaks? No seal oli huvitav, ma sattusin vestlema seal mitme parfüümiloojaga, mitme brändiloojaga, et jalutasingi ringi, vaatasin niisama seal, harisin ennast, et mis toimub siis maastukul üldisemalt. Ja tore vestlus oli ka ühe brändi, ka see brändi ei pea praegu nimetama, aga lihtsalt, et ühe brändi esindaja, kes ütles, et ta ootab praegu seda sellist läbimurde lõhna, et mida hakatakse kopeerima. Et kui sind hakatakse kopeerima, tulevad nii-öelda need tüüpid, et siis sa oled nii-öelda nagu jõudnud kuhugi oma brändiga ja siis tõepoolest võid öelda, et sa oled edukas. Siis mõtlesingi, et see on päris huvitav selline tähenemine, vaatenurk, et sa ootad, et sinu lõhnu kopeeritakse, aga eks ta nii on, et tõepoolest, et no jah, ütleme, Chanel'i oma impeeriumi saavutaski sellega, et ta lasi vabalt kopeerida Ameerika turul oma tooteid ja tema andis vabalt ka oma nime selle jaoks, aga sinna pandigi juurde, et see on kopi sellest originaalist ja selle oli see ka hind allapoole ja temal ei olnud selle vastu mitte midagi. Nojah, paljud muidugi jälle tahavad, et just, et keegi teakski, mis lõhna nad kannavad, eks ole, et see oleks selline nende enda saladus ja tõesti, ma ise olen ka natuke seda meelt, et ma eelistan, ma isegi vahel ei küsi inimeste käest, varem alati küsisin, enam ma isegi küsi, et ma küll küsin seda võib-olla niisama nagu huvi mõttes, aga ma ei küsi seda selleks, et seda kopeerida kellegi stiili või kellegi parfüümi, sest see on nii isiklik ja see kuidagi peaks jääma selle inimese nagu kuidagi temaga kaasas käivaks selliseks emotsiooniks, sest ma ütlen, ma ei väsi kordamast, et parfüümi või ütleme üldse kogu see lõhnataju on ju kõige alahinnatum aspekt meie igapäevaelu juures üldse, et see, mismoodi me tõesti ümbritsevat tajume, inimesi näeme, kuidas me jätame need inimesed endale meelde, millise emotsiooni ja mälestusega lõhnadel on ääretult suur roll ja kui palju me saame seda ise heas mõttes manipuleerida, eks ju, meeldiva parfüümi. Et jah, see on väga tore ja selles mõttes kopeerimine ja siis selline massidesse minek ärilises mõttes on ta kindlasti kasulik, aga teisest küljest vaatasin, et väga palju siis tunti just huvi, kui ma vaatasin ka suured blogijad ja suured siis sellised tegijad, kes ikkagi pigem olid huviorbiidis sellised väiksemad, aga väga hästi tehtud brändid, et seal pidi olema tõesti kõik alates disainist, kuni siis selle parfüümi endani välja, et kogu see brändi presentatsioon, et oleks siis võimalikult
nii-öelda nagu korrelatsioonis, et see kõik oleks selline ilus tervik. Et väga palju, ma räägin, oli sellist, ütleme siis ka sellist visuaalset ja ka vahel verbaalset sellist karjumist, et vaadake mind, ma olen siin, selline turundus, aga see võib-olla isegi inimesed on natuke väsinud sellest mõrast, et vaatasin, et võib-olla ei olnudki nii populaarne. Aga jah, et väga-väga palju on selliseid hästi tehtud väiksemaid brände, noh, nagu meil ka Eestis siin. Noh, nii nagu meilgi. Nii nagu meil siin Eestiski. Aga räägi mulle, kas sul ma tean, et Essence, kui ta teeb oma neid suuri väljapanekuid, ta korraldab ka samas ka hästi palju õpitubasid. Kas sul õnnestus ka mõnes siukeses väikses õpitoast ka läbi käia, kuulata mingid loengut või mingid uusi teemasid või? Ma tegelikult ma tegin teadliku valiku, et seal on nii palju rahvast ja nii suur sagimine, et ma seekord ma sellel Paris Perfume Week'il käisin kõik need loengud ja töötad läbi oma sellise mitte kõige parema prantsuse keelega, üritasin kõigest aru saada, aga seal ma tõesti tegin valiku, et ma ei lähe, ma ei hakka sinna trügima ega seal otsima, kus mis toimub, vaid ma lihtsalt tõesti kuulan pärast YouTube'ist, et tegelikult kõik on pärast leitavad, nad lähevad kõik üles need loengud ja väga palju ka neid töötubasid võetakse filmile, nii et ma selles mõttes seekord ei osalenud jah, et aga mis oli mul väga hea meel, oli siis leida ka oma mõningaid tuttavaid. Mul on seal näiteks Master Perfumers, kes on üks naisterahvas, kes veab brändi, mis on just selline parfüümialane haridus, et sellised hariduslikud niisugused nagu sellised lõhnad tutvustavad siis sellised nagu karbid, kus on siis sees kõik noodid, kõik, mida sa saad seal ise proovida, katsetada parfüümimestrina kätt. On siis sellised kaardid küsimustega, kus on siis lõhna ajaloost kõik, et see on hästi tore. Ja temaga siis ka, et seal oli ka uusi juba selliseid hariduslikke niisuguseid tööriistu, et siis nendega tutvusin ka. Ja super, väga äge. See on jällegi üks väike idee meile tulevikuks, mine sa tea, kulub varjaks ära. Nii, aga tuleme ikka tagasi trendide juurde, aga enne kui me jätkame trendidega väike Sante ka, meil on ikkagi siukene väikene vallatu vaba mull. Nii et Sante. See on tõesti väga väkendav. Nii, aga räägime siis nüüd jälle edasi trendidest. Sa just ennist mainisid seal Essence'il ka, et noh, et tulevad rohkem nüüd esile ja no, vot see ongi, sa saad mind parandada ja vastupidi, et mina olen ka nüüd välja uurinud, et tegelikult loetakse või arvatakse, et sellel 2025. aastal 2 säravaks täheks saavad olema kofeiinirohked parfüümid ja ma arvan, et meile eestlastele tänu sellele, mis meie Eesti Laulul toimus, meil on Eesti Laulu võitja Espresso Macchiato, et just need kofeiinirohked ja ka energiajookide noodid, see on see guarana, mis annab sukest mõnusat eksootilist nagu järelkõla sellele parfüümile. Et arvatakse, et tegelikult neid 2 loetakse nüüd selle aasta säravaks täheks, et kui meil oli pikka aega oli meil juhtis vanilje, oli täusa, mina ütlen alati niimoodi, et kroon peas istus trooni peal. Et on veel tunda vanilje nagu järellainetust, on ka veel tunda natukene enne vanilje tulid need nagu vürtsised noodid, nagu kardamom ja ingver ja nii edasi, et nad on veel õrnalt veel sees, aga praegu jah, loetakse, ennustatakse, et tulebki niisugune kohvi ja energia nootid ja see on kohal ja välismaal on ta juba kohal, ta jõuab meile ka juba. Ta on meil ka isegi, et just praegu ma mõtlen, mina olen hästi nõus parfüümimaailma rockstaari Francis Kurtizani öelduga, et lõhnadel ei ole sugu, et Roosi käest me ei küsi, kas sa oled mees või naine, nii et ma nagu selles mõttes jah, me klassifitseerime neid küll, aga noh, ma siis ütlen, et turunduslikus mõttes, eks ju, Dolce & Gabbana uus meestele Devotion, et ta on küll meestele võeldud, aga ma kasutan mõelda sise. Et seal on, kuna tegemist on, eks ju, Itaalia, siis Põhja-Itaalia, Sitsiilia disaineritega, et siis Sitsiilias on hästi populaarne juua kohvi sidruniga, et seal on kohvi ja sidruninoot ja see on fantastiline. Sellest palun räägi meie Eesti šampanjarüüdlel Kristjan Boltenberg, et ta kogu aeg nöögib mind selle Liibanoni kohviga. Mina õppisin selle kohvi joomise sidruniga ära Liibanonis, kus ma aasta otsa elasin ja mine sina oma Liibanoni kohviga.
No vot, Aga kindlasti maini seda Kristel Jah. Poltenbergile. aga tõepoolest, et seal see, noh jällegi seesama sidrun, mis on ilusasti esil, ei ole nii, et lendub kohe kaob, eks ju, vaid ta tõesti, ta koos selle kohviga, ta moodustab niivõrd sellise terava elamuse, et justkui tekibki tunne, et ma olen siinsamas kuskil Sitsiilia kohvikus, istun nende ägedate Itaalia, nende vanemate meestega ja räägin maailma poliitikast. Et see lõhn oli mul ka seal Essence'il kaasas, ma kasutasin seda ja tõepoolest mul pidevalt küsiti, et mis lõhna sa kasutad, mis lõhn see on, et mis sul peal on. Ja selle lõhna autoriks on Olivier Cresp, kes on öelnud, et tal on selline figuratiivne mõtlemine, et ongi täpselt, oli jälle seal Sitsiilias kohvikus ja tuligi idee, vot sellise lõhna ma teen. Naistelõhn Devotion on ju sündinud Nietzschega Panna Milano baaris, ehk siis kuulsat Panettone saia süües. Ja minu jaoks lõhnad ongi, et näiteks minu jaoks on lõhnad palju enamad kui see, et ma kasutan iga päev panen endale lõhna peale või siis, et see, et mõtlen, millist lõhna kasutada. Ma näiteks teen tihtipeale nii, et nädalavahetustel ma olen kodus ja ma võtan oma lõhnakogu ette ja ma lihtsalt hakkan neid läbi nuusutama, läbi käima, panen endale käe peale, kuidagi tunnetan seda lõhna. Ma reisin koos nende lõhnadega. Näiteks Le Destination, selline lõhnakollektsioon, mis on iga lõhn on loodud erineva lõhnameistri poolt, mis viib meid rännakule mõnele siis kaugele maale. Ja ma täiesti teen seda mängu, et see on nii põnev lihtsalt lõhnadega niiviisi ennast nagu teleporteerida täpselt sinna, kus sa parajasti sooviksid olla. Et see on fantastiline. Costa Rica lõhn jällegi, rohelised kohvijavad. Ja hästi mõnus lõhn on tõesti, nii et kohvi, sul on õigus, kohvi teeb suurepärast võidukäiku. No proovime ära, meil tuleb uus, õige pea tuleb, ma nii palju ainult ütlen, et õige pea meil tuleb välja üks espresso teemaline lõhn, aga ta ei ole veel päris valmis, aga me natukene tõstame seda eesriiet või nagu öeldakse. Aga vaatame ühte prototüüpi, ühte espressot. Mina ütlen selle kohta niimoodi, et espresso macchiato õhtul koos martiiniga vaieldamatult sõltuvust tekitab. Itaalias muidugi ei tohi õhtul kindlasti sõna macchiato öelda, siis osas restoranis pisatakse välja, aga Need lihtsalt espresso martini. See on väga mõnus. No vot, täpselt, siin on jälle seda mitte lihtsalt kohvi, et see kohvi tumedus, aga just nimelt kohvi selline teatav värske. ja see martiini. Siin siia tõesti martiini või siis kas või sidruniviilu. Ja. Väga mõnus. Väga mõnus. Seda tahaks kohe käe peale. No palun, ma ei ole kitsipoiss. Sest et tõesti see on mõne aja pärast, et see kunagi lõhnaga ei saa ju sõbraks esimese hetkega. Absoluutselt õige. Sõbraks võib saada, aga kas see sõprus ka püsima jääb, eks ju, et see... No minu naha peal on puhas kohvi. Väga mõnus. Aga võtta ongi mõte, et no see lõhn ei oleks huvitav, kui ta paljastaks ennast kohe täie soekus, kohe tutsüüt, nagu öeldakse. Kui iga lõhn tahab aega saada ja siis ta viib, nagu sa ütlesid, et sa teed rännakuid nende lõhnadega, siis ta viibki sind rännakule ja siis ta kogu aeg avab sulle jälle uue tahu, et läheb koos selle lõhnaga, et see on väga oluline. See on väga võimas. Nii, aga veel, millest me ei saa kindlasti üle ka ümber, ma küsin, kuidas sina sellesse suhtud. Vaieldamatult praegu on ka parfümeerias suur, ütleme niimoodi, tehnoloogia pealetukk. Kuidas sa suhtud sellesse AI tulekusse ka parfümeeriasse? Jällegi, tegelikult see küsimus on pigem vist sulle, sest ma just Essence'il vestlesin ka ühe parfüümimeistriga, küsisin ta käest, et mis tema sellest arvab. Ja ta ütles, et see teeb tema elu tunduvalt lihtsamaks. Et kõik need, ütleme, AI abil katsetada läbi erinevad retseptid, mida enne pidi tegema inimene käsitsi, see annab nii palju aega ja see annab nii palju ruumi loominguks. Et mina arvan, et kui siis seda tehisintellekti kasutada mõistlikult ja võimalikult, ütleme siis tõepoolest rakendada siis et inimesel oleks rohkem aega siis meie teenistusse, siis miks ka mitte. Et ma ei tea, kuidas sina sellest? Absoluutselt, ma olen sinuga ühte seda sama meelt tegelikult. Ma olen täiesti seda meelt, et AI aitab optimiseerida meie kui parfümeeride tööd, aitab, nagu sa ütlesid, võita aega, aga vaieldamatult ta ei saa olema kunagi nõnda nimetatud nagu number A, ta on ikkagi number B, sest et kui me võtaksime ta number A-ks, siis me saaksime vastuseks mingisuguse pika kemikaalide analoogse
tulemuse, mis on pudelis, aga ta iialgi ei suuda panna sisse poeesia parfüümi, mida teeb ikkagi parfümeer No, iseenesest. kunstnikel, eks. Jah, et Leonardo da Vinci ei teinud ise kõiki neid peene jooniseid või joonistusi, et need ja selle jaoks olid töölised, tema lisas selle värvi touch'i lihtsalt lõpuks see täpselt sama. aga ma vaatan väga lootusrikkalt selle tehisintellekti poole, ma olen täiesti veendunud, et kunagi õige varsti isegi võib-olla me jõuame tõesti sellise parfüümini. Ma ei tea, kas ma võin kõike välja lobistada, aga ma oma ajus ka töötan koos, et äkki jõuame sellise parfüümini, et kui me alguses, et see vedelik, mis me peale paneme, et ta on alguses nagu lõhnatu, nagu sa oled endale naha peale pannud ja siis ta hakkab töötama niimoodi, et ta hakkab töötama vastavalt sinu keha energiale ja sinu DNA-le. See oleks küll ära. Et see on siis niimoodi, et selline, no see, ärge naerge, see ei ole ulme, see tuleb õige varsti. Emba kumba, kas meie teeme või keegi teine, aga see läheb sinna poole. Aga jah, ka esialgu ma ikkagi, jah, ta on suur abimees. Ja ta hoiab ikka tõesti aega kokku, et kui ma enne pidin tegema mingit katsetust 1000 korda, siis nüüd on ikkagi, ta aitab ikka üpris hästi optimiseerida seda tööd, jah. Sest et viimast esimene lõhn, mis oli AI kaasabil tehtud, oli Rabanne Phantom ja seal ka siis, minu meelest Loc Dong oli see parfüümimeister, aga seal oli vist, ma ei mäleta enam mitusada, seda ka erinevat katsetust, mis siis tänu AI-le siis said nagu võimalikult kiiresti ja no ja näiteks ka viimaseid Tom Fordi lõhni, Boa Pacific, see on puhtalt AI poolt valmistatud lõhn, et ta on niisugune hästi põnev ja hästi huvitav. Aga me oleme ka teinud. Tänaseks sina oled meil selles õnnelikus nagu rollis või huvitavas rollis, et meil on 2 lõhna, millel on esmaettekanne. Nii. Ja ühe lõhna puhul me oleme siit kasutanud AI abi. Ja no nii, kadunud. Ja siin on AI aidanud sellega, et me oleme toonud nüüd välja algoritmide lõhna ja neoonvärvid, need kõik lõhnavad tinkt ja niisugune neooneer ja see on meil mõeldud just rohkem nagu noortele, ta on niisugune hästi põnev. Ma kohe põlen uudishimust kuulata sinu arvamust. See on jällegi, peab ütlema üks trend, sest ma just täna ühe Molton Browni Neon Umbra selle lõhnaga tundmusin ja see oli nii põnev, nii et jätkustiiga tutvun sellega ka. See on algoritmide lõhn, neoonvärvid, neoonroheline, tint, et kindlasti ka. Ma ütleks, et see nagu praegu vist ka majas öelda kaleidoskoopiline lõhn, ja see lõhn on nüüd tõesti niimoodi, et siin tuleb väga palju erinevaid tähke esile, väga mõnus. Jällegi kindlasti aseftub sinna sellesse brendi suunda praegu, mis on siis need teravad värsked lõhnad, eks ole. Siin on midagi väga mõnusat. Ja ta on ka mitmekihiline, kas julged proovida käe peale? Proovida vabalt, et ma tõesti head võtame tunni selle, kus me aasta peal on järg. Poole, jah. Jah, kui see täna mul just eelnevalt millega tutvusin oli siis selline ambrane magus neoon, siis see on nüüd hästi selline terav, niisugune niiskav neoon, väga mõnus. Ma arvan, seda ma kannaks kindlasti, see on nii kevadel. Millal see välja tuleb? No, ma arvan, et õige varsti, aga nii, et ta on meil valmis juba, aga nüüd me jääb üles nagu see kõige raskem osa, just nimelt see turundamine ja see välja toomine. Ma arvan, et me toome sellel kevadel 3 korraga, et meil on see üks prototüüp läheb nüüd töösse, selle kohvi oma läheb tõesti espresso macchiatoks ja siis tuleb see neoneer ja selle 3. juurde me ka nüüd jõuamegi, et mida veel ennustatakse sellel aastal trendiks, ma ei tea, kas sa nõustud sellega, et on uus sensuaalsus. Et tegelikult ma ütleksin, et kui ennem selle neooniga, siis ütleme, et need
gurmaansed lõhnad said adrenaliinisüsti, siis nüüd vastupidi, et kõik on nagu, et ta oleks hästi puhas, sensuaalne ja piimjane. Just nimelt piimjane, niisugune koorene. Et nad on nagu varjatud, vualiseeritud, et kõik need on puidused noodid ja suitsud, aga nad on vualiseeritud, et nad ei ole nii teravad ja nagu näkku hüppavad. Kreemised, jah, et selline, et mul on siin 2 sorti sulle anda kohe proovida. Üks on niisugune puidune, see ei ole veel piimjas, aga ta on puidune, niisugune mõnus, aga ta on sõltuvust tekitav. See vist tuleb ka pähklitrendist natuke, see piimjas, eks ju, ja kreemine, et see selline. Aga vot see on meil, me ütleme selle kohta metsaserenaad. Et sa oled nagu südasuvel keset sügavat metsa ja need päiksekiired tokste vahelt tulevad ja need, see sudu, mis seal ümber on, sa paned oma käe vastu puukoort ja silitad seda. Aga seal on kõik need puidused ja suitsused noodid ja olemas, aga nad on vualiseeritud. Täpselt nii ongi. Et see on täpselt selline kevadine, varakevadine jalutuskäik, kas ma ütleks hästi mõnus. Ja ei ole sellist niisugust nagu samblusust, vaid ma ütleks just selline kastemärg, niisugune jällegi selline hästi mõnus. Jälle üks lemmik. Mul on täna neid võtsne. Ja siis nüüd see puhtalt nagu piimjatrendine, see on selline, et nad kujutage ette niisugune kooritud soe rõõstkoor ja seal sees on siis natukene hästi laagerdunud rumm ja siis natukene sandlipuud, et ta on niisugune soe, mõnus piimane, aga seda ma paneks sulle tegelikult kohe käe peale. Teeme nii. Aga siis siia. Mul on täna veab, mul on siin niisugune katsetuskäsi. No, kui sa juba mainisid sandlipu, siis Say No More. Ja see sandlipu igat pidi mulle alati väga-väga meeldib. Prooviks korraks paberi taha. Väga mõnus. Nahk, seemisnahk piimaga koos, et ta on üks niisugune. Isegi võib-olla lisaks, et natuke ma tunnen sellist ka mingit sakraalsust siin ka sellest sandlipust jällegi ja selline tõesti selline soe, rahustav, pehme, niisugune kallistav, et aroomiteraapil on isegi pisut hästi mõnus. Et just selline lõhn, mida ma kujutan ette, et ma sellisel võib-olla hästi tegusal päeval, et ma hommikul, mul alati see, et mitte mul ei ole tegusal päeval värske lõhn, vaid vastupidi hästi selline, et ma panengi selle kašmiirkampsuni selge sellel päeval. Väga mõnus. Võt see ongi kašmiirkampsuni. Ja. Ja ma ütlen selle kohta hush skin või second skin või see on täiesti tutvus, nii et kui sa. Tuleks siis ka. Jaa, see on niisugune. No, me ei ära oodata. Nime ei saa. Ongi jah. Hush skin. Väga mõnus. No mul on siin tõesti selline kollektsioon nüüd juba ette. Ma lähen täna koju ja mul on väga palju mõtlemist nende uute lõhnade peale, et ma igal juhul soovin väga edu, sest minu meelest see, mida sa teed ja mida teeb Tea Perfume, et see on tõesti ainulaadne. Lõhnad on kõik fantastilised, suurepärase kvaliteediga ja jääb üle ainult Eesti kevadet oodata, et millal ükskord lansseeruvad need uued lõhnad. No nagu sa ütlesidki, sa tõidki ise välja praegu selle 5. trendi, et need ongi tegelikult lõhku emotsionaalne teraapia. Et praegu tuleb see ka trendina hästi tugevalt sisse, et ka kõik need looduslikud mineraalkivid ja kõik nendel on ka oma lõhnad olemas. Et tänapäeval inimene ikkagi, kui nüüd hakkab inimene rohkem ka küsima, et kas ta valib selle lõhna sellepärast, et kui hästi see lõhnab või ta valib selle lõhna selle järgi, et mida ta tahab tunnetada või tunda. Sel hetkel, et ta on nagu lõhn kui teraapia, et nüüd jällegi see palosanto tuleb palju sisse, mürr tuleb sisse, et nüüd kui mul on vaja keskendumise jaoks, ma panen ühte parfüümi peale, et ma tahan meeleolu tõsta, siis ma panen teist parfüümi peale, et lõhn kui teraapia. Et me sinuga nüüd koos teeme välja tegelikult 5 väga põnevat trendi 2025. aastaks. Jah, ja need on paljud, neist on juba kohal, nii et ikka teabki ainult nautida neid uusi parfüüme ja lasta ennast ja ka teisi üllatada, kes meie kõrval on. Helen, sinu viimased sõnad meie toredatele kuulajatele ja vaatajate. Võib-olla kordaks ennast, et ma ütlekski, soov on selline, et ma soovin, et nüüd kevadel valikut jätkub.
et kõigil on kevad on naha peal ja armastus on südames. Super. Aitäh! Aitäh!